Osaühingu käekäik sõltub tihtilugu selle osanikest ning nende soovidest ja plaanidest. Osaühingu käekäigu vaatenurgast võib seetõttu osutuda äärmiselt oluliseks olemasoleva osanike ringi ja osanike vahelise sünergia säilitamine. Eeltoodu saavutamiseks on seaduses sätestatud osanike ostueesõigus juhuks, kui üks neist otsustab oma osa müüa või muul viisil võõrandada väljaspool siseringi olevale isikule. Seadusandja mõtteks on olnud tagada ostueesõiguse näol kiire ja toimiv mehhanism olemasoleva osanike ringi säilitamiseks, kuid paraku ei suuda täna kehtiv seadus tõhusat kaitset alati pakkuda. Nimelt, kuna ostueesõigust saab teostada üksnes samadel tingimustel, milles võõrandaja kolmandast isikust ostjaga kokku leppis, siis võib olla ostueesõiguse teostamine mitmel juhul välistatud. Näiteks juhul, kui osa müügihind on ostueesõiguslase jaoks liig kõrge ja viimane ei saa seetõttu täita lepingujärgset põhikohustust, see tähendab kohustust tasuda müüjale kokkulepitud müügihind. Ostueesõiguse teostamine on välistatud ka juhul, kui kolmandast isikust ostjal on lepingu järgi kõrvalkohustus, mis ei ole rahaliselt hinnatav ja mida ostueesõiguslane ei saa täita. Sellisteks kohustusteks on eelkõige isikliku iseloomuga kohustused. Samuti ei saa ostueesõigust teostada juhul, kui osa võõrandatakse mitterahalise sissemakse esemena teisele äriühingule. Ka sellisel juhul on ostueesõiguse teostamine välistatud, sest ostueesõiguslane ei saa täita lepingujärgset põhikohustust. See tähendab kohustust anda müüjale mitterahalise sissemakse vastu üle selle teise äriühingu osa. Ostueesõigusest kõrvalekaldumise ja lausa kuritarvitamisega kaasnevaid riske on aga võimalik vältida. Nimelt võib ostueesõiguse asemel põhikirjas ette näha, et osa võõrandamine kolmandale isikule on lubatud üksnes täiendava tingimuse täitmise korral. Eelkõige võib olla selliseks täiendavaks tingimuseks teiste isikute, näiteks osanike, või osaühingu organite, näiteks juhatuse või nõukogu nõusolek. Kuid selliseks täiendavaks tingimuseks võib olla ka eelisostuõigus ehk osa müügist huvitatud osaniku kohustus teha teistele osanikele eelne müügipakkumine. Kuna täiendava tingimuse sisu ja realiseerimise korda on võimalik vabalt kujundada, võib täiendava tingimuse kehtestada kõigi võõrandamise juhtude suhtes. Seejuures on võõrandamisest huvitatud osanikul mõjuval põhjusel õigus nõuda tingimuseks seatud nõusoleku andmist, selle andmisest keeldumise korral nõusoleku asendamist kohtulahendiga. Erinevalt ostueesõigusest toimub täiendav tingimus ennetavalt ega tekita seetõttu ebakindlust ega ebaselgust, mida ostueesõigus võib tekitada. Kokkuvõttes, kui olemasoleva osanike ringi säilitamine on osaühingu käekäigu vaatenurgast oluline, siis tasub kaaluda täiendava tingimusega režiimi kehtestamist, sest paraku ei suuda täna kehtiv seadus ostueesõiguse korral tõhusat kaitset alati pakkuda.